Mitmes oma videos teed sa märkimisväärselt täpseid ennustusi. Seda ma sinu kohta teangi. Ja see avaldab mulle muljet, sinu võime ennustada sündmusi enne, kui need juhtuvad. Seda silmas pidades luba mul küsida, kuhu sinu arvates Iraani sõda liigub, kuidas see lahendatakse ja millised on võimalikud tagajärjed? Suur tänu kutse eest, Taker. Olen suur fänn, olen sinu tööd juba mitu aastat imetlenud. Aitäh ette. Ma usun, et see sõda Iraanis saab olema väga sarnane sõjaga Ukrainas, mis tähendab, et sellest saab pikaajaline kurnamissõda. Kumbki pool ei tunnista kaotust, isegi kui mõlemal oleks huvi relvarahu saavutada. Ja sellel on dramaatilised tagajärjed ülemaailmsele majandusele ning see sõda võib kesta aastaid ja aastaid. Me juba näeme suuri mõjusid ülemaailmsele majandusele, kus Kagu-Aasias tühistatakse lende. Neil sai kütus otsa, seega palutakse inimestel koju jääda. Eksperdid ennustavad mõne kuu pärast toidupuudust, mis sunnib riike toitu normeerima. Ja täna toimus suur eskalatsioon, sest Iisraeli väed ründasid Iraani suurimat gaasi välja ja Iraan vastas, rünnates Pärsia lahe koostöönõukogu energiatööstuse infrastruktuuri. Iraan teatas, et nende eesmärk ja strateegia on tõsta nafta hind $200 barreli eest. See avaldab tõeliselt ränka mõju ülemaailmsele majandusele, sest kogu maailma majandus sõltub odava energia kättesaadavusest. Kahjuks arvan, et see sõda võib venida veel aastateks. Lõpuks saadavad Ameerika Ühendriigid maismaajõud, lõpuks hakatakse Hormuzi väina pärast võitlema, lõpuks levib see üle kogu maailma, lõpuks kaasatakse ka teised riigid. Nii et Saudi Araabia kaalub sõja kuulutamist Iraanile ja Saudi Araabial on vastastikuse kaitsepakt Pakistaniga. Seega kaasatakse sellesse sõtta ka Pakistan. Nii et asjad lähevad käest ära. Ja hiljuti mõrvati Ali Larijani, kes oli Iraani sõjapingutuse tegelik juht. Ja ta oli Iraanis kõrge riigimees, pragmaatik, kellel oli volitused vaherahu üle läbi rääkida. Nüüd, kui teda pole, puudub väljapääs. Nii et mõlemad pooled on nüüd pühendunud pikale kurnamissõjale ja sellel on kogu maailma majandusele üsna tõsised tagajärjed. Mata, ma ei ütleks, et see on tegelikult kõige hullem võimalik stsenaarium. Kõige hullem stsenaarium hõlmaks tuumarünnakut ühe või mitme osapoole poolt ja Al-Aqsa mošee kompleksi hävitamist Jeruusalemmas, mis vallandaks ususõja. See ongi kõige hullem stsenaarium. Sa kirjendasid sammu enne halvimat, pikaajalist, hävitavat ja peatamatut olukorda. Minu küsimus on, miks on nii palju globaalseid osapooli, suuri globaalseid osapooli, Siiva ja A? Ma arvan, et nad kannataksid selle tõttu või oleksid selle sihtmärgiks. Miks mitte? Puudub stiimul kiiret lahendada. Miks ei võiks juhtuda? Kindlasti, see ongi nii, kui see sõda lõpuks algab. See saab omaenda hoo ja loogika. Nii et Ameerika Ühendriikidel pole tegelikult väljapääsu. Mis tähendab, et kui nad üritavad Iraaniga relvarahu läbi rääkida, nõuab Iraan reparatsioone. Põhimõtteliselt $1 triljon. Ettepanek nõuaks, et Ameerika Ühendriigid lahkuksid Lähis-Idast jäädavalt, et kindlustada pikaajaline ellujäämine. Kui USA seda teeks, muutuksid Pärsia lahe koostöönõukogu riigid Iraani kliendiriikideks, sest vaid Iraan suudaks nende julgeolekut tagada. Samuti Hormuzi väina ühine kasutamine. Pärsia lahe koostöönõukogu on petrodollari alus. See tähendab, et ta müüb naftat dollarites ja suunab raha tagasi USA majandusse. Kui Pärsia lahe koostöönõukogu loobuks petrodollarist, oleks sellel Ameerika majandusele tõsised tagajärjed. Lisaks tekiks ahelreaktsioon, kus Jaapan ja Lõuna-Korea jäldiksid, mis Lähis-Idas juhtus. Ja nad otsustaksid, et USA ei suuda enam nende julgeolekut tagada. Seega peaksid nad uuesti militariseeruma ja kulutama kõik ressursid, et kohaneda võimaliku Hiina ohuga. Ja siis on Euroopa. Nad vaataksid, mis juhtus Pärsia lahe koostöönõukogus ja Kagu-Aasias.
ning küsiksid, miks me Venemaaga võitleme. Kas poleks meie huvides sõlmida Venemaaga kiiresti rahu, kuid see tähendaks meie kokkuvarisemist. Kuigi dollar on maailma reservvaluuta, pidage meeles, et USA-l on 39 triljoni dollari suurune võlg. Ameerika majandus on Ponzi skeem, mis sõltub välisriikide pidevast aktsiate ja dollarite ostmisest. Nii et teisisõnu, majandus ei suudaks sisuliselt toetada ameeriklaste lahkumist Lähis-Idast. Seega on ameeriklased kahjuks sinna kinni jäänud. Kuidas hiinlased seda näevad? Tähendab, tundub, et Hiinal on huvi rahu vastu Pärsia lahes, kus on need 7 naftat tootvat riiki. Aga miks Hiina ei sekku, et proovida seda lahendada? Ameerika Ühendriigid ja Hiina saavad mõlemad kasu status quo'st. Hiinal on eriti suur huvi kiire lahenduse vastu Lähis-Ida sõjale. Hiina impordib ligi 40% oma energiast Pärsia lahe koostöönõukogu riikidest. See hõlmab mitte ainult Iraani naftat, vaid ka Katari maagaasi. Õige. Nagu te õigesti märkisite, soovib Hiina väga, et relvarahu saavutatakse võimalikult kiiresti. Kahjuks kuulub Hiina valitsuse põhiolemusse poliitika hoiduda sekkumast välispoliitika küsimustesse. Hiinal ei ole tegelikult geopoliitilist struktuuri, tal ei ole suurt strateegiat. Ta usub ülemaailmsesse kaubandusse, kuid tal puudub struktuur relvakonfliktide lahendamiseks. Seetõttu on Hiina poliitikakujundajad tõesti tupikus. Tegelikult on Hiina võimud juba teatanud, et nad soovivad, et tapatalgud ja vägivald Lähis-Idas lõpeksid kohe ning Hormusi väin taas avataks. Kahjuks, nagu ma varem mainisin, kui sõda algab, saab see omaenda hoo ja loogika. Ning sõda on väga raske peatada, kui see kord juba käima on läinud. Kui teie ennustus osutub õigeks ja ma palvetan, et see nii ei oleks ja ma tean, et ka teie palvetate, vähemalt ma loodan, et te eksite. Aga kui te ei eksi ja see jätkub samamoodi.